Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Tere hommikust, rallisõbrad! Kell on varajane, aga ralli ei oota ja 8.06 läheb juba laupäevane võistluspäev lahti. Meie siit 6. käigu stuudiost vaatame tänasele päevale natukene ette. Tere hommikust, Roland! Tere hommikust! Oled veel... Pilt on selge? Pilt on selge, aga pikad päevad endalegi ootamatult juba 3. päev siin laua taga, nii et jah, paneme edasi. Nii see läheb. Paneme siit väikse heli arvutist kinni ja saame jätkata. Täna meil ees ootamas 9 kiiruskatset ja me lähme Mustvee ja Peipsi ääre katsetele, kus Rally Estonia varem sõitnud ei ole. Ilmselt saab olema kõige põnevam jälgida, et eilsed olid ju kõigile teada tuntud katsed. Täna saab olema kõigil uus. Isegi kohalikudele meestele, et ma arvan, et see hommik saab olema ralli kõige põnevam hommik, et mis olus seal, nagu räägitud, on kitsas metsavahe ja selline puude, ma ei tea, kas võib öelda allee, kus nagu sõidad tunnelisse, et kuidas tolm sealt ära kaob, tegelikult tuult ju väga ei ole. Me juba eile nägime, kuidas see tolm võib jääda päris kauaks rippuma. Täpselt, et ma arvan, et esimestel katsetel saame aru, mis toimuma hakkab ja mis teisel ringil tulla võiks. Kiirelt käime üle üldseisu. Kalle Roompera läheb päevale vastu liidrina. 8,5 sekundit on edu Greg Breeni ees. Thierry Neuville on kolmas, 53,4 sekundit juba vahemaa ja 44,9 sekundit teise kohaga. Kas meil on poodiumi kohad juba paigas? Ei, ma seda küll ütleks, et Ogier sealt täpselt poodiumilt väljas ju. 6 sekundiga just. Ja eks me kõik teame, kuidas ta vaikselt tuleb alati. Samamoodi esimene teine koht, tegelikult vahe on küll Rally Estonian jaoks võib-olla juba selline täitsa vahemoodi, aga nagu jälle öeldud sai, et täna hommik saab olema midagi teistsugust nagu eile oli. Ja tegelikult ka, mida Kuldar eile mainis, et teepinnas on täna teistsugune, et kui katki see läheb, ei oska öelda. Rallit pole seal sõidetud vähemalt aastaid mingitel lõikudel. Nii et ma ei usu, et täna mingid poodiumikohad jagatud on ja isegi veel, ma ei usu, et Roompera võib seal rahulikult hingata, et see ei ole mingi vahe tegelikult veel arvestades, mis täna tuleb. No nii palju, kui hommikul Lowlive'i kommentaaridest kuulda oli, siis tänased teed peaksid olema päris palju niiskemad, sest see vihm, mis ütleme meist läks ikkagi suuremas osas üle, on nendel katsetel ikka korralikult maha tulnud ja siin vist tee puhastamise efekti väga oodata ei ole. Selle võrra kindlasti vähem ja see on ka kindlasti hea uudis selle tolmu vastu, et vaatame, koha peal ei ole käinud ju, me saame ainult oletada siin, mis seal toimub. Ja hetkel võiks oletada seda, et puhastusefekti on vähem, kui palju tolmu vähem on, eks me näeme. Meil on ikkagi, Egon Kaur on veel suures mängus sees, Ott tuleb küll rajale, aga hakkab sealt päris tagant tulema, sest Rally2 süsteemis, see on ikkagi loodud selleks, et sa kõrgetele kohtadele rohkem ei mängiks, eks? Jah, ega midagi teha ei ole, reeglid on sellised ja tuleb sõita nii nagu kästaksena. Et jah, Otil saab olema ilmselt veidi keerulisem kui oli eile, et teine stardikoht. Jah, selles mõttes, et ei oska, nagu just ütlesin, ei oska üldse praegult ennustada, mis seisus need katsed on, et me peame nägema esimest autot läbi sõitmas ja siis saame mingi järeldusi teha. Aga kindlasti loogika ütleb seda, et seal on teiselt kohalt on kehvem tulla kui 5. kohalt. No Oti värske kommentaar on ka meil otseblogis, pärineb see siis WRC All Live'is, kui ta saabus siia hommikusse hooldusalasse. Ütles, et plaan on loodetavasti kõik katsed seekord läbi sõita. Ükski tänane katse ei meenuta homset punktikatset. See torge tuli ka ikka ära. Üldiselt hommik ei tundu halb, teeolud peaksid olema head. Kindlasti on oluline saada kilomeetrid alla sellistel uutel teedel. Oletame, et need katsed jäävad ka järgmiseks aastaks sisse, siis kindlasti kogemusi ja on vaja. Kindlasti on vaja ja pigem ka legendi kontrollimist, et aru saada, kui hästi legend kirja sai.
needsamad kilomeetrid tulevad sealt kindlasti, et rohkem väärt kui kindlasti olid tänased, et tänaste peale, või tähendab eilsete, et neid eilseid katseid on saanud tõmmata küll juba ja ma ei näe põhjust, miks neid katseid ei peaks olema järgmine aasta. Ja nendega on väga palju tööd tehtud ja kõik see töö, mis on tehtud selleks aastaks, on tegelikult juba tööga järgmiseks aastaks, et need teed püsiksid paremini korras ja nii edasi. No Urmo Aava on neid teid reklaaminud selliselt, et need on kohad, kus võidakse ralli paremusjärjestus ära otsustada, aga ma arvan, et Urmo ei arvestanud Oti eilse varajase katkestamisega. Jaa, kindlasti, aga samamoodi täpselt ka seal ees, et me näeme sealt, me võime näha väga suuri ajavahesid, see ei oleks midagi üllatavat ka võidu nimel sõitjatele, et Rovanpera ja Priini vahe võib tekkida sealt suurem. See kindlasti on keerulisem sõita, kui oli tänaseid. Puhtalt legendi pealt sõitmist on seal palju, nagu Urmo on ka ise maininud, kuskil, kust ma kuulasin, et väga palju selliseid pikki kurve, mis keeravad kinni, nii et kurvi taha sa ei näe, 100% legendi pealt sõita, kitsaid osasi, selliseid kiireid, kus on väga palju kraavi juurde ehitatud, et ebamugavaid kohti, nii et seal tegemist on küllaga autos. Üks kiire teadeanne ka veel, kes veel mõtleb, et ei tea, kas saab üldse rallit vaatama, siis on olemas päevapassid. Täna õhtul need passi saab soetada rallyestonia.ee / passid. Kindlasti Rally Estonia kodulõhe avalehelt leiate ka õige koha üles. Võimalik osta täna õhtusele SS18 raadikatsele, kus veel lisaks katsele näeb kell 19.35 Red Bull Flying Show lennushow'd, mis neljapäeval oli väga meeleolukas, võib-olla kõige paremini siia serviceparki ei paistnud, aga seal raadikatsel on see kindlasti nähtav ja 20.08 hakkab siis tänane viimane katse ja selle pääsme hind on kõigest 15 € ja homme on võimalik soetada lausa päevapass, millega näeb SS19 ja 22 Neeruti katset ning finišipoodiumit ja serviceparki, mis tuleb ka kindlasti meeleolukas. Finišipoodiumi ala on avatud juba 1.30 ja poodiumi suurtelt ekraanidelt näeb ka kell 14 algavat Power Stage'i, millele järgneb finišipoodium 15.21 ja selle pääsme hind on 25 €. Seejuke väike klausel ka, et selle pääsme saavad osta ainult need, kellel seni veel ühtegi Rally Estonia pääset ei ole ja pääsme saab kätte Tartu Ülikooli spordihoonest Ujula tänav 4 ja kindlasti see, mis eile erinevates kanalites, sotsiaalmeediakanalites, et metsad on tuleohtlikud ja eriti selles kandis, et olge palun mõistlikud ja ettevaatlikud, parem kui selle suitsu kiimuksite üldse enne katsele minekut ära, et vaatame seda rallit niimoodi mõistlikult, et sellist vahejuhtumit ei tahaks. Ma ei hakka isegi nimetama millist. Aga tulles mitte junior WRC, vaid WRC3 klassis, siis no Egon Kaur saab kindlasti täna raja ääres kõvasti toetust. Aleksei Lukjanuk juhib 44,6 sekundiga Emil Lindholmi ees, kuid Emil Lindholmist vaid 5,9 sekundit maas on Egon Kaur ja tegelikult Egonile 7,2 sekundiga hingab kuklasse ka Kajetan Kajetanovitš. No Egonil on mille peale sõita. Kindlasti ja ma arvan, et Egon saab olema tegelikult täna hommikul väga tugev. Et kui lihtsalt puhtalt juba Lindholmiga võrrelda, siis Egonil on kogemust aastaid, kui mitte 10 aastat rohkem. Ja puhtalt legendi pealt sõiduna ma arvan, et Egon suudab väga palju seal korda saata. Lukjanukile ilmselgelt vastu ei saa. See vahe on juba nagu väga suur, kui Lukjanukile midagi juhtu. Aga jah, pigem usun, et Egon suudab täna teha midagi. Mida teeb Gräzin sealt tagant veel, eks ole näha. Et ma arvan, et selles klassis on põnevust väga palju ka. Ja tegelikult meil on ka Egon Kauri eile õhtune intervjuu ära vaadata. Vaatame selle ära ja tuleme tagasi stuudiosse ja arutleme teemal, mida ta siis rääkis. Kuidas nüüd seda teist ringi siis iseloomustad, et päris tuline eitus on läinud selle 3. koha pärast, aga teise koha mees kipub eest ära libisema.
Jah, ma ei tea, mis see vahe nüüd on, et mis aeg meile sellelt viimaselt antakse. Et natuke kahju on sellise noodiga seda päeva lõpetada, et kiirabi seal viimasel rajal oli. Aga ütleme oma sõidu poolest, et kas said see, mis sa lõunapausi aeg rääkisid, et aeglastes kohtades auto paremaks sättida, õnnestus see sul või ei läinud päris nii? Võib-olla natuke oli parem jah, aga ütleme kõige rohkem võib-olla oli seda kaotust just sellel Otepää läbimisel, et seal oleks tahtnud kiirem olla, et ma arvan, muud olid sellised enam-vähem plaanipärased, et mingit väga suurt riski ei plaaninud nagunii võtta. Kas sa tunned, et sa oled nüüd niisuguse sõidurütmi ja selle kätte saanud, et näiteks homme nüüd võib-olla natuke rohkem lahingut anda veel? Homme jah, loodaks rohkem seda stabiilsust hoida, et tempo ei kõiguks ja püsiks nagu üleval kõik katsed, et me suudaksime kogu aeg seal katsete aegades olla võimalikult väikse kaotusega siis esimesel, et kui Luk ja Nukk ilmselt samamoodi sõitu jätkab, siis ma hetkel veel ei näe, et me peaks ise samamoodi riskima hakkama. No põhimõtteliselt saad öelda esimese päeva lõpuks, et asi on läinud nii-öelda planeeritud viisi, nagu sa ütlesidki, kontrollitud sõit ja see kõik on nagu nii läinud? Jah, sest me meeskonnaga ka omakeskis nagu arutasime, et ralli on pikk, et pigem oligi nagu ülesanne mul täna pigem kindla peale ikkagi tulla, et just selle vaatega, et meil on 3 päeva rallit vaja sõita ja nüüd on alles esimene selja taga. Kuidas sulle need homsed uued kiiruskatsed iseenesest sobivad, kui sa rajaga tutvusid, mis mulje need sulle jätsid? Iseenesest mulle täitsa meeldisid, et meenutavad mingis mõttes jah, seda Viru ralli mingeid kunagisi katseid ja väga tegelikult vahvad, et saab mõnusalt legendi järgi sõita ja et üsna kitsad teed ja arvad, et see hakkab kuidagi nüüd teie klassis ka nii-öelda terasid sõkaldest eraldama, need tänased katsed olid mõnedele võib-olla tuttavad kindlasti? Jah, tänased võib-olla ei läinud teise läbimisega nüüd nii hulluks, aga homme võib see probleem suurem olla, eriti just nende Peipsi ja Mustvee katsega, et seal on natuke see pehmem põhi, et peab jälgima ilmselt teisel läbimisel, et auto ka ikkagi ühes tükis püsiks. Ma korra parandan, küsimuse mõte oli teatas see, et tänaseid katseid, ütleme, Luk ja Nukid ja need teavad hästi, aga homseid ei tea, eks ole üldse, et see võib anda ikkagi natuke niisugust teist värvi üldse kogu sellele heitusele. Jah, ma usun küll ja eks peab jälgima, et millist tempot ta siis jah, tõesti homme hoiab ja mis siis meie lähikonkurendid hoiavad, et ma arvan, et proovime samamoodi hea mõnusa sõidutunda saada. Täna tegelikult viimastel katsetel oli tunne päris okei juba, et ma arvan, kui samamoodi jätkata peaks täitsa piisav esialgu olema ja siis prooviks homse ka finišisse saada ja siis vaatame, mis me juba pühapäeval teeme. Kõrve jäi? Ilmselgelt see tänane hommik ja mõistlik otsus, et ei ole mõtet Luk ja Nukiga võistelda selle tempoga, et täna on ilmselgelt Luk ja Nukk tempoga üle ja nii on lihtsalt, et Egonil, nagu eile sai ka mainitud, on 2 üpriski kehva rallit selja taga. Nii et tähtsam on pigem lõpetada, kui see, et minna loota võidu peale. No hüpates tagasi korraks veel WRC klassi, siis no need katsed on kõigile uued, need kaks katset, et kellele selline legendi pealt, mitte mälu pealt sõitmine kõige paremini võiks sobida? See ei ole isegi mitte mälu pealt sõitmine, vaid legendi pealt selles mõttes, et kui hästi see legend kirja on saadud ja kui hästi sa legendi kirja saad, see tuleb ilmselgelt kogemuse pealt. Ja nende teede tundmiste pealt nagu üldise, ma ei mõtle konkreetse katse, vaid üldiselt Eesti teede, nagu ta ütles, et ta leiab sarnasusi Viru ralliga ja nii edasi. Jah, see eelis annabki sellele, kes on suurte kogemustega, nagu ma ütlesin, Emil Lindholm kindlasti on nagu oluliselt vähem sõitnud. Et ma ei alahinda ta oskusi, aga lihtsalt puhtalt kogemuse pealt, sealt võib tekkida vahe, see on oletus. Ja Luk ja Nukk on kindlasti palju sõitnud maailmas igal pool, et ta peaks ka tegelikult tugev olema. Ei saaks öelda, et ta nõrk oleks. Aga vaadates WRC klassi, siis seal vaatame ikkagi selle mehe otsa, kes armastab sealt 4. kohalt lihtsalt poodiumile tõusta sobival hetkel. Jah, ma arvan, 7-kordne maailmameister oskab väga hästi legendi kirjutada. Et pigem on seal ees võib-olla keegi, kellel võib olla raskusi, kuigi ma ei usu sellesse väga, et sellel tasemel mehed peavad seda tegema kõik väga hästi. Aga jaa, ajalugu on näidanud, et sealt 4. kohalt
ta veel tõuseb. No päris korralik katsepikkus kohe alustuseks 23,53, millele järgneb siis 12,28 on see mustveekatse, mille katse ääres pidi olema ka virtuaalne Kalevipoeg, lausa 6-7 meetrit paistab see nagu telepildis, et võib-olla see kohal olijatele ei paistagi välja, sest see on kuidagi virtuaalselt kujutis sinna loodud. Kindlasti see põrgupõhja vaatamisala saab olema väga vaatemänguline, seal on meil oma reporter Laura olemas ja lõunaks saame ka vast videopildis näha, kuidas see kõik seal välja nägi. Ja siis tuleb veel üks päris kõva tummine katse 22,76 ja siis ring lõpeb 6,7 kilomeetrise katsega Vassemõisas. No juba ka katse pikkustelt sellised, et võivad vahet sisse tulla küll. Ja täna on üldse väga pikk päev, kui ma ei eksi 180 kilomeetrit. 132,18. Okei. Eile oli 129. Okei, väga hea, et sa parandasid, sest mul oli mingi muu info. Igal juhul ikkagi pikk päev on ju, võrdväärne eilne, nii et vaatame, kes kui hästi kestab. Vaatame, kes kui hästi kestab. Aitäh praegult vaatamast, oleme lõunapausil tagasi, anname kindlasti Delfi portaalis teada, mis kell täpselt ja õhtul samamoodi võtame siin päeva kokku. Meil päeva jooksul on lubanud läbi astuda ka üks tuntud Eesti rallitegelane. Ei hakka kedagi välja hüüdma seekord, tahtsime Urmas Roosimaaga ka rääkida. Võib-olla Urmas saab meil mahti rohkem lõunapausil, sest ohutus ikkagi ennekõike, tema on seal võistluskeskuses ametis ja vaatab, et mingeid vahejuhtumeid, soovimatuid vahejuhtumeid pealtvaatajate rajale sattumise või kellegi muu rajale sattumisega ei tekiks, et anname andeks, et väike segadus tekkis eelreklaamiga seoses, aga aitäh praegult vaatamast ja ilusat rallipäeva, aitäh! Aitäh! Podcasti 6. käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.